Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma, ütleme seekord Pärnumaalt Auto 24 ringilt, kus on algamas Eesti motoringraja meistrivõistluste esimene etapp ja kõige kaugemad külalised on seekord tulnud Uus-Meremaalt. Head vaatamist! Lisaks Eesti meistrivõistluste avalöögile oli tegu veel Balti meistrivõistluste avaetapiga ja nii oli stardis ligi 50 sportlast nii meilt kui lähinaabrusest. Pika võistluspäeva staar oli kindlasti Hannes Soomer, kes on edukalt hooaega alustanud Euroopa noorte karikasarjas. Alles 18-aastane tulevikulootus on tsiklisadulas istunud juba lapsepõlvest alates. 4-5-aastane olin siis, kui ma sain esimese mootorratta. Ja esimene võidusõit oli siis, kui ma olin 7-aastane. Et see, nii kaua kui ma mäletan, nii kaua ma olen mootorrattaga sõit ja alati on ta juhtunud sellepärast, et see nii meeldib, mitte sellepärast, et keegi käseks, et see võib-olla ongi see võti, et kõik see elu ja kõik see meeldib nii väga lihtsalt. Osavõtt Auto 24 ringil sai teoks tänu Soomest Kallio Racingult laenatud mootorrattale. Selle mootorratta konkreetne eesmärk on valmistuda siis aasta lõpus superspordivõistlusteks. Ja koostöö on Kallio Racinguga ja meie ülesanne on siis mootorratas panna vedrusse mõttes sellisesse seadesse, et me oleksime enam-vähem konkurentsivõimelised juba sellel aastal, et me ei kaotaks 3 sekundit seal esimestele. Kõige pikem oli võistlejate rivi Superstock 600 klassis, lisaks meie tippsõitjale Hannes Soomerile, kes 3 etappi järel on Euroopa noortearvestuses karikasarjas 3. kohal, oli konkurentsi pakkumas ka mullune Euroopa naisjuunioride karikavõitja ja selle hooaja liider Avalon Beetle Uus-Meremaalt. It's been amazing. I want to thank the Suma family for inviting me here to race in Estonia. It's very far from my home, New Zealand, so I'm really happy to be here. Great bike, great team and amazing circuit. So to finish second is a good result as well. Kuigi näpsuke Beetle on mõlema sõidu stardis kiire ja osav, suutis Soomer oma paremuse kiirelt maksusele panna ja noppida ülekaalukad võidud. Esimeses sõidus järgnes eestlasele Jani Vahtera Soomest, 3. oli Avalon Beetle. Teises sõidus kasvatas Soomer kiiresti oma edumad, muutus siis veidi hooletuks ja küllap oli selles situatsioonis kasu rallikrossi sõitjast isa õpetustest, et kõik ikka õnnelikult lõppes ja Hannes taas asfaldile pääses ning võidukalt ka lõpuni jätkas. Start ei olnud nii hea kui Uus-Meremaa tüdrukul, seda ta peab mulle veel natuke õpetama, aga muidu läks nii nagu vaja oli. Saime seda infot, mida vaja oli ja nüüd teame, mida muuta, et mootorratas paremaks saaks jälle. Sul on võrdlused Eesti ringradadega olemas, kuidas ta A24 ringi hinnata? Väga hea, väga tehniline, füüsiliselt väga koormav, ehk siis trenni jaoks ideaalne, et kuna meil ei ole pikkasid sirgeid, siis on väga selline, ongi füüsiliselt koormav ja väga hea treenimiseks. Tema selja taga vahetasid soomlane ja Uus-Meremaalanna kohad. Selles klassis oli rajal veel teinegi naisvõistleja, 8. kohaga lõpetanud Maarja Noorak. Käsil on 11. hooaeg ja praegu läheb endiselt hästi, et ei plaani siin pilli nurka visata. Vaatame edasi ja aeg näitab. Mis su motivatsioon on, kui sa võtad need tsiklirauad pihta? Ega ma ei oskagi öelda, eks see on vist kõigil nii, et kes sõidab, see sõidab ja kui midagi paremat teha ei ole või ei ole mingit põhjust lõpetada, siis sõidamegi. Aga naisi on ikka päris harva ikka tsiklisadulas. Eestis kahjuks küll, eks neid Euroopas on natukene rohkem, et üle maailma ikka on muidugi vähe, tõesti on vähe, et meil siin see Uus-Meremaa Preili just ütles, et nende maal on küll päris palju. Nad ei ole küll võib-olla nii väga kiired, et Euroopa tasemest kiired, aga neil on nagu rohkem. Ja lõunamaades on ka rohkem, aga meil siin põhjas lihtsalt on tõesti vähe. Ega see Uus-Meremaalanna tuleb ka siia seda kiirust otsima? Eks ta käib vist igal pool, temal tundub on see selline elustiil, et ta sellega tegelebki põhiliselt. Minu jaoks on see selline hobi.
Ruuki 600 klassis võitis mõlemad sõidud soomlane Juha Kauhanen. Taas jätkab võistluskarussellis ka randlate motodünastia. Sellel hooajal on juhtrauad Jüri Randla juuniori käes, kes startis ühes sõidus, mille lõpetas 6. kohaga. Kas see esimese etapi maitse siis suhu jääb? Oleks võinud paremini, et nüüd tehniliste probleemide tõttu teise starti ei pääse ja et esimene sõit oleks võinud ka stardis paremini minna, et puterdasin ise ära, aga siit õpib ja kogemused on juures ja järgmine kord paremini. Treeningsõidus ja ajasõidus said tegelikult ülevaate, et kus sa siin selles rivis oled praegu? Jah, üsna seal oma klassis üsna keskel, aga võiks ikkagi natuke paremini. Osavõtt sai teoks tänu Marko Rohtlanele, kelle eestvedamisel on taas sünni saanud nostalgiline Vihur Motorsport. Meil on tiimis kolm sõitjat, üks siis sikkel on meil selline, kuhu me toome siis igal võistlusel mõne välissõitja. Et 2 on meil põhisõitjad ja siis igaks etapiks tuleb keegi kogemustega ja siis, kes on tõesti ka kiire. No, võib öelda, et sellel etapil siin Eesti meistrivõistluste avaetapil külaline tõigi kastanid tulest välja. Täpselt nii, et meil on siin tehnilisi probleeme olnud ja üks sõitja siis Kaiko Kolkanen lõhkus hommikul oma sikli ära ja nüüd siis 600 esimeses stardis Jüri Randla mootor ütles üles, et hetkel on tema kastanid tulest välja toonud. Avahooga ajal on oluline kogu meeskonna töö jooksma saada, ja loomulikult võimalikult häid punkte tuua ja olla igal etapil poodiumil. Kogu selle asja eesmärk on ikkagi viia Eesti tiim World Endurance'i etapile, et julgen praegu välja öelda, et see võiks olla aastal 2020. No nimesid on ju igasugused, te valisite taas Vihuri. Jah, Vihuri mehed olid tollel ajal kõige kõvemad mehed, et miks mitte seda põlvkonnast või põlvest põlve siis edasi viia. Kas nooremad mäletavad veel Vihur Motorsporti? On neid, kes on kuulnud, aga kui nimetad mõnesid nimesid, siis tuleb nagu tuttav ette ja seostatakse ära. Superbike klassis oli mõlemas sõidus parim mullu meistrivõistlustel hõbedaga leppima pidanud Martin Pärtelpoeg. Esimeses sõidus oli Martini ülekaal lausa mäekõrgune, parimal ringil lõi ta rivaale 2 sekundiga ja finišiks oli tema edu juba üle 11 sekundi. Algus tuleb lihtsalt hoida ja treffid asjad soojaks saaks ilusi õigel temperatuurile ja täna on, kusjuures ilm on väga ebameeldiv, et külgtuul on nii suur, et nendes kiiretes kurvides seal tahab kogu aeg tahab pilli ja kraavi viia. Et ei ole siukest pidamist ja asju, et tahab ära puhuda kogu aeg. Palju siin auto 24 ringil või veel välja pigistada? Uude sekundisse saab raudselt, ma arvan, eelmine aasta ma sõitsin see 14.2, sõitsin ära. Et ma arvan, et 13.7, 13.8, see ongi eesmärk see hooaeg sõita. Siis peavad olema ilmastiku tingimused ka vastavad? Jah, et siis oleks täpselt õige temperatuur, kõik pill peaks seadus olema ja kõik asjad peaks olema täpselt niimoodi, et nagu vaja. Toomas Tomsoni teine koht kordagi löögi alla ei sattunud, vahe võiti ka kärises, aga finišis 16 sekundile. Martin on omaette klass. Eks teises sõidus võib-olla katsun natuke kauem järel püsida, et esimeses sõidus oli esimene ratas oli tasakaalust hästi palju väljas. Mul ei ole nii halb esiratas kunagi olnudki varem, et hästi palju vibreeris ja sõita oli hästi raske, et eks järgmises sõidus proovime, et ega taga koos sõita kindlasti võimalik ei ole, aga lihtsalt proovin natukene kauem järel püsida. Kogenud Aivar Osa jagas puid ja maid meie lõunanaabritega, õigel ajal ette võetud rünnakud õnnestusid, tasuks 3. koht. Ja see möödasõit oli päris uhke, sest see pani ka publiku ahetama. Jah, see möödasõit on ju see, mida vaatama tullakse, kas kukkumist või möödasõit. Et ega sellest ei saa ju keegi väga hästi aru, kui sa kiirelt ees sõidad, kui kiire see on. Teises sõidus pakkus Martin Pärtelpoele väga teravat konkurentsi väljaspool arvestust kaasa teinud Hannes Soomer. Superstock tsikliga superbikeide vastu sõidnud Soomer alustas sõitu võistlejate rivi lõpust, kuid tõusis kiirelt kõrgesse mängu. Lõpuks jäi ta siiski Pärtelpojale ülinapilt alla. Teiseks tuli esimeses sõidus 3. lõpetanud Aivar Osa ja poodiumi viimasastme hõivas leedulane Evaldas Mikutis. Esimeses sõidus teiseks tulnud Toomas Tomson pidi seekord leppima 4. kohaga. Kiirema ringi au kuulus selles sõidus Hannes Soomerile. Sellel aastal Eesti meistrivõistlused on meile üks suur test. Meil on Kallio Racingult Yamaha mootorratas, millega me
mida me testime, et me oleks võimalikult valmis järgmisel aastal minema koostööd tehes maailmameistrivõistlustele. Et me ongi testime, et selle mootorratta saaks nii heaks, kui ta on vaja. Rookie 1000 klassi esimese sõidu võitis lätlane Maris Tankerts, parim eestlane oli 3. lõpetanud Mait Vestel, teises sõidus tõi eestlaste jaoks kastanid tulest välja avasõidu katkestanud Karol Kadanik, kes võitis sõidu. Mait Vestel oli taas 3. Palju oli stardis ka C-klassi sõitjaid, kus etapivõitjaks tuli Gunnar Ilm. Teine oli lätlane Robert Slapins ja 3. Taavi Nahko. Ja lõpetuseks veel tagasi Vihuri meeskonna motopoodi, kus ajasime juttu Marko Rohtlane ja Eesti Motoföderatsiooni presidendi Andre Sepaga. Niisama tiimi ära elatada on väga keeruline ja ainult toetajate peale loota ei saa, et siis mõtlesimegi, et mis selle juurde veel peaks kuuluma, siis ongi, et müüme siis erinevat motovarustust, ehitame ise ka mootorrattaid, mis oli ka sarnaselt Vihurile ja nii siis proovime hakkama saada, et õpetame noori ja samamoodi ka juba täiskasvanud, kes tänaval sõidavad. Mis tsikliga siis siin tegemist on siin kõrval praegu? On vana Honda CB450N ja siis oleme sellest sellise Cafe Racer stiilis tsikli ehitanud, et see on praegu tänapäeval väga populaarne ja siis oligi, et see Vihuri aegadest on ka see, kus see tippajad olid seal 80-ndatel, et siis saigi sellest ajast võetud tsikkel ja sellest siis ka see ehitatud. Ja teiega liigub kaasas ka üks ajalooline osa Eesti motospordist. Jah, et tänu Aare Arulale oleme saanud siis oma seina peale sellised väga ägedad pildid, kus siis on sõitjate tutvustus, kes on läbi aegade motoringrajas edukad olnud ja siis igasuguseid vanu artikleid ja võidusõiduplakateid, et samamoodi, et meie see Vihuri mõte ongi hoida sellist retro poolt ja tänapäevast võidusõidu poolt koos, et tuletada meelde, milline kunagi oli ja siis täiesti tipptasemel tänapäevast motoringrada näidata. Vihuri tulek oli tõeliselt niisugune hea üllatus, et ka föderatsioonile, et ega me niimoodi eelnevalt ei teadnud, aga kuivõrd me siis Seinar Randla juubelit eelmisel aastal tähistasime, siis midagi oli kuulda, et nad miskit plaanivad, et väga äge on siin täna nende poes, boksis ja kohe varsti ka rajal nende ägedad tiimisõitjad näha, nii et suur ja äge ja südamega tehtud asi, et loodame, et see Vihuri nimi, nii nagu ta siia sündis Eesti motosse, on tegelikult kõigile meile eestlastele vähemasti 35+ inimestele teada, et see juba ainuüksi see, et see märk edasi kestab ja loodame, et see toob ka nii alapopulaarsust kindlasti juurde ja kuules nende plaane, siis need on fantastilised. Kui räägiti, et täna käib 12 poissi siin nende klubi all trennis, siis see on fantastiline. Eneos motoringraja Balti Eesti meistrivõistlused jätkuvad vähem kui 2 nädala pärast Soomes. 18.–19. juunil sõidetakse Kemora ringrajal. Sealne võistlus kuulub ühtlasi ka Soome meistrivõistluste arvestusse. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.